seos sellest, mis me siin varem kuulsime, on see, et meie kutsume teid oma koolitusele. Nii lihtne see ongi. See on meie tänase siin olemise põhjus. Ja me räägiksimegi nüüd poole tunni jooksul lahti, mida me teeme ja millisele koolitusele me Hiiumaa inimesi kutsuks. Ja meie palve on see, et teie kui külakogukondade ja külaseltside esindajad võtaksite täna selle info, mis me teiega jagame, endaga kaasa ja meie pakkumine on, et saatke igaüks enda kogukonnast külaseltsist üks inimene meie koolitusele. See on see, miks me täna tahaks teile rääkida. Või mitu, jah. Et me proovime nüüd siin selle slaididega kahekesi hakkama saada ja järjest vajutame nuppe. Et käin üle need teemad, et räägime, miks Hiiumaa, mis on kogukonna energeetikaga, algus oli küsimus, et mis see üldse on, millega tegeleb energiaühistu, millega tegeleb Explorer ja siis ongi see, et kuhu me teid kutsume, milline see võiks olla see koolitus. Ja ütleme nii, et kindlasti igalt poolt, õhtustes uudistes, ajalehtedes, igal pool on suur temaatika, taastuv energeetika ja et kuidas Eestis sellest põlevkivi elektri osakaalust, kuidas seda vähendada. Et väga palju räägitakse nendest fossiilsetest energiaallikatest loobumisest ja asendamisest selle taastuvenergiaga ja elektriga. Siis kolmas teema on see, et väga hoogsalt on viimastel aastatel lausa plahvatuslikult arenenud päikeseenergeetika. Mis põhjustel? Ütleme otse välja, see on muutunud odavamaks. Seetõttu on päikeseenergeetika nüüd, ma ütlen otse välja, täiesti kogukonna tasemel, üksiku majapidamise tasemel lahendatav, kasutatav, endale üles pandav. Ja üks asi, mida me kõik kindlasti ootame, et kuidas arenevad nüüd need salvestusseadmed. Aga ütleme nii, et ma arvan, see areng on nii kiire, et päris kindlasti me praegu veel salvestusseadmetest ei räägi, aga lähiaastatel see kindlasti on ka teema. Ja miks Hiiumaa? Miks me siin oleme? Ausalt öeldes Hiiumaa on ise enda energia- ja kliimakavasse sisse kirjutanud põhjused, miks me võiks selle teema täna lahti rääkida ja arutada selle teemal. Et Hiiumaa tahab olla energiasõltumatu, selleks võiks olla ju enda energia tootmine. Et oleksid rohkem liitumisvõimalusi. Energiakavas on isegi sees selline sõna nagu taastuv energiaühistud. Kuidas võrku liita uusi tehnoloogiaid, päikeseparke näiteks. Ja kuidas oma inimestes suurendada aktiivsust ja teadlikkust energeetikast. Et see ongi see, mida me saaksime sellel koolitusel üle käia. Mis on kogukonna energeetika? Ehk siis see on, kuidas öelda, kui kogukond tegeleb energeetika küsimustega, see ongi kogukonna energeetika. Kogukonna energeetika võib olla ise energia tootmine või siis kokku leppimine, kuidas me seda teeme, kuidas me sooja toodame, kuidas me elektrit salvestame. Need on lihtsalt sellised, ma julgen öelda, võib-olla ka tänapäevased teemad, mis nüüd kogukondadele lauale tulevad. Et 15-20 aastat tagasi ei olnud ju seda teemat olemaski, nagu te ise ka mainisite, et 15-20 aastat tagasi, kui väga hoogsalt siin külaseltsid elu käima läks, siis olid hoopis teised teemad. Need on lihtsalt uued tänapäevased teemad, mis tulevad peale ja ma arvan, et oleks mõistlik, kui inimestel on teadmine, mis need on. Et millest see koosneb
ja mis see kogukonnale tähendab, kui palju sellega tegelema peaks, kas peaks tegelema. Ja pigem me tahakski anda kogukonnale võimaluse neid küsimusi küsida ja me püüaks anda vastused, kuidas teie juures, kas ja mida teha annaks. Ja ma panin siia lõppu ka viimane rida. Kohalik omavalitsus on ka kogukonna liige. Kohe kindlasti. Ehk selles mõttes kogukonna energeetika on majapidamised, üksikisikud, kohalik omavalitsus ja kohalikud ettevõtted. Kõik kokku. Et energeetika küsimusi on mõistlik koos teha, mitte eraldi. Ja millega tegeleb energiaühistu? Energiaühistu ongi kokku tulnud inimesed, kes tahaksid luua uusi taastuvenergiajaamu. Et muuta kogukonnad energiatootjateks. Ehk selles mõttes kuskilt peab hakkama liikuma. Me otsustasime, et teeme ära, hakkame tegutsema. Ja miks me seda teeme, on just see, et tootes ise energiat, võib-olla ka järgmine seos eelnevate sõnavõttudega, et ise toodetud energia on odavam. Et kui näiteks külamajad on püsti pandud, aga nende ülalpidamine on kulukas, siis üks võimalus kulusid alla tuua on ise elektrit toota. Et saladus pole, elektri hind tõuseb paratamatult. Et üks võimalus veidikenegi seda leevendada on mingis osas seda ise toota. Kuidas seda saakski näidata? Ja üks teine punkt, kus me veel oleme, et me tahaks hoida ennast kursis nendes omavalitsuste planeerimisprotsessides ehk nendes arengukavades. Hiiumaa on väga ilusti sinna ennast juba sisse kirjutanud, et see on nagu teema, millega tuleb olla kursis. Ja me väga tahaks, et ka teised maakonnad ja vallad hoiaksid seda teemat nagu üleval, sest see puudutab väga palju inimesi. Ja me arvame, et hea oleks, kui kogukond selle teema ennem läbi arutaks. Ennem kui nende käes küsitakse, ütle jah või ei. Et parem on see teema juba ennem selles samas seltskonnas läbi arutada, mis ta on, mida teha annab ja kuidas, sest siis on inimeste teadmine. See on energiaühistu roll. Anda kogukondadele seda teadmist. Aga nüüd ma annan Emiliale sõna üle, ta räägib Rexplorerist. Ja, mina olen Rexploreri digitoote disainer, nii et ma olen väga oma loomulikust keskkonnast praegu väljas ja meie siis loome tehnilise toe energiaühistule ja ka teistele projektidele. Palun natuke valima. Jaa, muidugi. Võib veel öelda, kui ma ikka veel liiga vaikselt räägin. Et hetkel on meie võimuses siis leida sekunditega sobivaid kohti taastuvenergia jaoks ja seal siis me arvestame kõiksugu oluliste piirangutega. Lisaks me pakume välja ka parimad paigutused ja aitame siis analüüsida taastuvenergiapargi potentsiaali. Igapäevaselt me monitoorime üle 30 taastuvenergiapargi, et nende siis toimimine oleks võimalikult efektiivne ja aitame ka koostada realistlikke visualisatsioone ja müramodelleeringuid. Meie südame asjaks on saanud kliimaeesmärgid, sellepärast me ka energiaühistuga kampa läksime, et me tahame tõsta inimeste teadlikkust emissioonidest läbi digitaalsete platvormide ja üritame ka leida kõiksugu lahendusi, et taastuvenergiaga kokkupuute kogemus paraneks. Ja hetkel me oleme tootearendusega loomas siis platvormi, mis põhimõtteliselt tutvustab taastuvenergiat kasutajatele ja aitab teha need olulised esimesed sammud iseseisvalt. Ja see on siis kättesaadav tasuta kohalikele omavalitsustele, kogukondadele ja kinnistu omanikele. Aga et mu jutt ei oleks lihtsalt jutt, siis me tegime...
ühe asja ütlen, te teete ju kõike avalike andmete põhjal. ja. Et registrid, asjad igal pool, kus info on võimalik, te oma nende IT-teadmistega võtate avalikud andmed kokku. Just. Ja selle baasilt te saate anda nõu, et mis on tehtav ja mis ei ole. Ja, ma ütlen ka veel nii palju, et meie tiimis on siis keskkonnaekspert, kes on ka siin kohapeal, Mairika, arendajad, elektriinsener ja siis meie tegevjuht. Millegipärast ta nüüd siin ei lae ära. Et see hiiv ei töötanud. Andke mulle üks hetk, aga põhimõtteliselt me tegime siis läbi ühe näitolukorra, et kirjeldada seda, milline on siis taastuvenergia projekti nii-öelda köögipool. Me tegime sellise minimaalse versiooni. Mairika asi on vist sinu telefonis, meil on internetti vaja. Et me tegime tegelikult Explorer kasutas enda tööriista selleks, et seesama koht, kus me praegu oleme, Soorjaku sadam, selle näitel, et te näeksite, mida nad teha saavad, millise pildi nad saavad luua, näiteks Soorjaku sadamast avalike andmete põhjal. Selline näidisjuhtum ekraanil, me proovime internetiühenduse korra uuesti üles saada, siis saab ka pildi ette. Ennem töötas, kõik toimis. Teeme värskenduse. Just, et siis te näete oma silmaga, et mida avalikest andmetest kõik kätte saab. See nüüd ongi Soorjaku sadam, aga ole hea, Emilia. Ja, et andmed on meie nii-öelda pärusmaa. Et me mängimegi avalike andmete põhjal ja loome siis süsteeme, mis võtavad need kokku, ehk siis, et kogu info tuleks ühest kohast ja ülikiirelt. Ja siin me siis rakendasime ehituskeelutsoonid, kaitsealused taimed, loomad, infrastruktuuri ja siis kõige lõpuks see kõik kattev on looduskaitseala. Ja selline vaatepilt annab meile siis indikatsiooni, et maaparki siia teha ei saa, vähemalt mitte ilma eriloata. Küll aga on kinnistul hooned. Ja siis järgmisena me vaatasimegi, et mis on nende olemasolevate hoonete katuste olemus. Ehk siis, kas üldse on mõtet panna katuseparki siia. Ja selle jaoks me siis vaatasime katuste varjutusi, ehk siis nagu siit on ka näha, siis need hooned, üks on see, kus me praegu oleme, üks on meie kõrval. Seega vahele vaata, kolmandat hoonet, mis tegelikult on valmis, seda avalikes andmetes veel ei ole. Aga need on 3D mudelid, siin on avalikes andmetes juba olemas. Nende baasid saab selliseid pilti teha. Ja põhimõtteliselt siit on ilusti näha, et suvel päevasel ajal on need katused täiesti ilusti, kenasti päiksevalguse käes. Ise alguses, kui me vaatasime neid hooneid, siis me olime suhteliselt kindlad, et see kõrgem maja katab kindlasti ära madalama. Siia paistab päike peale, kuna see katus on kõrgem, aga midagi pole teha. Päike käib nii kõrgelt, et ka selle teise hoone katusele saab panna. Varjutust ei ole. Et selle jaoks ongi vaja teha modelleeringuid enne, et üldse saaks. Ja see kolmas maja on siis kõige rohkem päikse pool, ehk siis temaga ei ole mitte mingit probleemi. Sinna on kindlasti mõistlik panna. Kui on teada, et katusepark on võimalik, siis me uurime edasi potentsiaali. Et see kaart, mida te näete, on ühe meie arendaja katsetus. Me tegime terve Hiiumaa hoonet, kaardistasime ära, ehk siis nende katused. Ja kõige kollasemad pinnad on siis need, kuhu päike langeb kõige paremini. Ja nende kahe hoone, millest ma just enne ütlesin, see, kus me oleme ja kõrval, nende 2 aastane kogutootlikkus oleks siis 21,3 megavatt-tundi, mis on siis näiteks 2-4-liikmelise pere elamu tarbimine aastas. Et kuna näha on, et potentsiaal on ka tõesti olemas, siis edasi me mõtlemegi optimiseerimisele, ehk siis mis on üldse pargi eesmärk. Ja selle jaoks siis me tegime, Mairika tegi ühe arvutuse, et näiteks kui oleks vaja katta kogu Hiiumaa tarbimine, mille me saimegi siis energia- ja kliimakavast, läheb selle jaoks vaja 57,5 hektarit maad, mis on siis 13% Kärdla suurusest. Ja see sinna tarbimise alla lähevad siis vallahooned, ettevõtted, külaelanikud, absoluutselt kõik Hiiumaa elanikud.
et see on see, kuidas me saame teada, mis on üldse pargi vajadus. Et see on siis, kui kogu Hiiumaa energia tarbimine kaetakse päikesepaneelidega. Lihtsalt see nagu maksimum pindala, mida on vaja, et kogu Hiiumaa tarbimine ära katta. Et mina lugesin siit välja sellest, et väga palju räägitakse, et kui päikeseenergia üle minna, siis see võtab ära meil kogu vajaliku väärtusliku põllumaa. Siis tegelikult ei võta ju, kui me ka kõik päikeseenergia peale nüüd üle läheks. Katused tuleb korda teha. Ja kui me veel katustele paneks, siis poleks veel üldse põllumaale neid vaja panna. Et selleks ongi hea neid arvutusi veidike läbi teha, vaadata, kuhu see õige koht oleks, kuhu see teha. Me peame tegema need õigetesse kohtadesse. Et seal Explorer saabki meid aidata, et leida need õiged kohad. See on jah kõige olulisem meie jaoks, sest me alustamegi seda protsessi piirangute jälgimisest. Ehk siis me rakendame absoluutselt kõik looduse piirangud, väärtuslikud põllumaad, absoluutselt kõik asjad, mis on olulised, et seda ökosüsteemi mitte miski ei rikuks. Ja nii on ja siin kaardil te näetegi siis Kärdlat ülevalt vaates ja päikese potentsiaaliga ilusti. Nii ja ma mainisin ka, et me tegeleme visualiseeringutega, ehk siis, et ma olen kohtunud mitmete kohalike omavalitsustega, uurinud nende muresid, vajadusi, kogemust taastuvenergiaga kokkupuutel ja olen kuulnud, et kohalikel on väga suur mure just pargi visuaali pärast nende vaateväljas. Ja seetõttu ongi esmatähtis kuvada kohalikele inimestele pargimudel, mis näeb ülirealistlik välja, et hiljem ei oleks mitte mingeid ebameeldivaid üllatusi, sest seda on juhtunud. Ja siin siis ongi näide, et mudel ja foto sellest samast pargist on põhimõtteliselt identsed. Et kohalik näeb, milline see park nende keskkonnas välja näeb, enne kui midagi üldse hakatakse installeerima. Et sa saad arvutiga joonistada väga elutruu pildi. Et me saame fotode peale need paneelid panna nii, nagu nad päris elus välja näeks. Et siis see on see mõte. Just. Nii, aga minu poolt. Ja nüüd on minu poolt kutse. Meie poolt kutse, tulge meie koolitusele. Ja meil on selles mõttes pakkumine, et see võiks olla 3-4 tunnine koolitus, kus Hiiumaa igast külaseltsist kogukonnast tuleks üks inimene ja me koos mudeldakski seal samas koolitusel läbi need asukohad, kus teil mõtted tekivad, võimalikud asukohad. Et siis saaks oma külaseltsiga edasi arutada, kas me teeme ja kuidas me teeme. Et need võimalikud asukohad ära kaardistada. Täpselt samamoodi, nagu me näitasime praegu Orjaku sadama läbi mudeldasime, et me võiksime teie külaseltsi maja vaadata, kas sinna saaks panna, kas sinna naabruskonda saaks panna või teil on veel mõni hea koht või aadress või plats, kuhu võiks seda kavandada. Ja siis teil on vähemalt, kuidas öelda, aruteluks mingi konkreetne suurusjärk ja asukoht. Pilt silme, ütleme otse välja. Siis saab teemaga edasi minna ja kogukond saab otsustada, kas teeme või ei tee. See on kõik teie enda teha. Siis te vähemalt teate, mis teil on võimalik teha. Ja ma usun, et päris hea teema külaseltsi kokkutulekuks, uus teema, tänapäevane. Äkki isegi suvehiidlased tulevad siis kohale koosolekule. et see on see. Ja me pakuks välja Aivi abiga äkki mingi aja septembri lõpp, oktoobri algus. Siin samas Hiiumaal pool päeva. Aivi, pane mind kirjas. Mina juba olen kirjas, aga mitte üksi. Võtsid ka 2 päeva. Te võite 2-3 ka ühest kohast tulla. Et me ise mõtlesime, et võiks olla kuskil niimoodi, et 3-4 tundi ja siis kõik need, me lihtsalt samamoodi Emiliaga koos mudeldame need asukohad läbi. Et kuhu mida annab teha, mida ei anna, siis te teate. See on asja mõte ja siis küsimuste põrgatamine ka töötoas.
ma veel ütlen, et siin on kirjas, et on väga hea, kui sa võtad kaasa kinnistu katastrinumbri või hoone aadressi, aga kui te ei ole kindlad, et see on see hoone, kuhu võiks tulla, et siis me saame sellega koha peal koos leida, rääkides, vaadates kaardi pealt, et mis oleks nagu kõige mõistlikum selleks. Et see ei ole, sellepärast tulemata ei tasu jätta, et kui ei ole neid infosid olemas. Ja nagu te nägite, avalike andmete baasilt saab läbi vaadata ka kinnistud, mis ei ole teie omad, need võib-olla kuuluvad kellegile teisele, aga siis teil on võimalik vähemalt selle naabrimehega minna rääkima. Avalikud andmed ei ole mingi saladus, et selles mõttes täiesti julgelt. Aga kogukonna asjad sünnivad siis, kui need tehakse koos, kuskil ühiselt, kuhugi kohta, et see on mõte. Ja tarbimise hulk on ka hea teada. Kui teil on, siis on juba boonus. Või siis ligipääs Eleringi andmetele, ehk siis kui see ei ole teie hoone, et siis et teil oleks ligipääs, et me saaksime koos kas või vaadata seda. Ja siin on tavaliselt vaja. See on aastane 2 või 3 tarbimise hulk. Aastane. Piisab aasta. On korjas. Piisab aasta. Et siis on kohe näha, et kui suur tasub teha. Just mõtlengi, et see on juba väga oluline. See on väga oluline, jah. Aga super suur aitäh selle sissejuhatuse eest. Kas kõnetab? Muidugi. Teema kõnetab. Mõnest te olete kingitus praegu. No, jõulud, palun. Aivi, äkki siis ütle. Jah, toimumise aja osas veel ootame ka ettepanekuid, kui me tuleme lihtsalt. Et me pea praegu toimumise aega siin kohe kokku leppima, see ongi, eks ole, septembri lõpp, oktoobri algus, aga... Mida varem, seda parem. Meil tuleb liidrivoor ja siis veel üks paha asi, mis meil siin liigub, et neid ei lubata kokku võib-olla saada. Aga mulle võib neid ettepanekuid teha või meie leiame sobiliku kuupäeva ja siis levitan ja leiame siis need huvilised. Sest see on nagu see õige tee, kus me täna saame pisikeste sammudega minema hakata, et me rohkem tooksime siia seda taastuv energeetikat ja lepime naabrimehed kokku, teeme koos, teeme kogu konnas. Ma tahtsin seda küsida, et kas ma võin nagu oma kodumaja kohta ka sellise asja saada? Jah, ainus asi on see, mis ma ütlen välja, me proovime nagu teha neid kogukonna tasemel asju. Et tänapäeval igaüks oma koju võib selle juba tellida majapidamise tasemel, aga mis on kogukond? Ja ise tege siin dialoogi avasite, et mis on kogukond? Ütleme nii, 10 maja, 5 maja. Et kus saab ühiselt teha? Mul on küsimus, et aga kui korras peab see katus olema, sest see aluspind, millele paneele paigaldatakse, saarikad ja need asjad, et kuidas seda hinnata? Kandevõime peab olema korralik. Aga kogukonna energeetika võlu on ju see, et kui sinu maja ei ole sobiv, siis sa võid naabrimine majale ja siis elektrit jagada. Et see on see võlu. See võib olla ka kuur või mis iganes, et see ei pea olema ju elumaja tegelikult. See ei pea olema elumaja. Pindamist. Aga jah, kui me saame esimesest etapist üle, kuhu ja kas, siis me räägime elektri tarbimisest ja katuse tugevusvõimest. Need on küsimused 2 ja 3. Aga seda me saamegi seal koolitusel juba arutada. Väga tore, aitäh. Nii et tegemist on informatsiooniga, koolitustele kutse. Tundub, et energiajäävuse seadus see kehtib. Ma tegin ühe kiirarvutuse siin praegu. Ma olen baashariduselt agronom, ebakooli agronom. Ja tore oli kuulda, et me rekendame seda temaatikat seome katustega. Et me ei panegi kogu maad päikesepaneelide alla, aga ma tegin lihtsalt mõtlemiseks ühe kiirarvutuse, juhul kui nüüd samasugune kogus päikesepaneele panna põllu peale, mis tihtipeale ka niimoodi juhtub väga paljudes kohtades, siis 1 hektar põldu toodab 2 tonni rukist ehk 2000 kilogrammi. 2 tonni rukist korrutame 57 hektariga, saame 115 000 kilogrammi ehk 115 tonni rukist. Kui me keskmisena aastas sööme igaüks ära 70 kilogrammi ainult leiba ja rukist ja rukitooteid, siis ainuüksi sellisel juhul jääb toitmata 1642 inimest jäävad ilma
ilma rukkileivast ja kui me vähem sööme, 35 kilogrammi ehk pool, mis umbes niimoodi on, siis tuleb täpselt seesama Kärdla täis inimesi, 3200 inimest jääb ilma rukkileivata, kui katta Põllumaa kogu päikesepaneelidega. Ja see oli lihtsalt mõtisklus, et kui me neid paneme, eks ole, katustele, palun väga, aga hoiame oma kaldist kodumaad ja isamaad ja meie Põllumaad. Nii et lihtsalt niisugune mõte siia juurde. Aitäh, siuke mõtisklus. Aitäh. Jaa, suur tänu. Paneme nüüd kinni. Ei jäänud või?